Tere, jõudsid kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi ja täna räägime tossavatest diislitest. Jah, nendest vastikutest, kibeda haisuga, musta tossuga diislitest. Uurime välja, miks kogu maailm on hakanud neid vihkama ning peamine, uurime välja, miks üldse need mootorid siis nii vastikuks aja jooksul muutuvad. Läksime! Selleks, et aru saada, miks üleüldse mootor suitsema hakkab, täna räägime siis küll diiselmootoritest, kuid ei ole ka bensiinimootor või gaasimootor või mis tahes muu sisepõlemismootor sellest vaba. Üldjoontes on meil vaja täita 3 tehnilist tingimust, et mootor saaks normaalselt toimida. See on esiteks normaalselt toimiv kütusetehnika, normaalselt toimiv õhuvarustus ning kolmandaks mootori enese mehaaniline seisukord. Ja võtame kõik need samad õhu, kütuse ja mehaanika siis ükshaaval luubi alla ja alustame esimese asjana kütusest. Kütusetehnika on kahtlemata ülimalt oluline ja lausa kriitiline komponent iga mootori puhul, mitte ainult diiselmootori puhul, kuid diiselmootoril on siin mõningased sellised erisused võrreldes näiteks bensiinimootoritega. Alustuseks diiselmootori toitesüsteem töötab metsikult kõrge rõhu juures võrreldes näiteks bensiinimootoritega. Alles mõni aeg tagasi, kui bensiinimootorite peal ei olnud veel väga laialt levinud siis kütuse otse sissepritse, mis toimib mõneti sarnasel põhimõttel nagu diisliga, siis me võisime näha bensiinimootoreid, millel kütusesüsteemi rõhk oli 3,5 kuni 5 baari. 2,5 baari on keskmiselt see rõhk, mida sa autorehvidesse pumpad, nii et sa kujuta ette, missugune rõhk oli siis kütusesüsteemis, aga diiselmootorid samal ajal Common Railid alustasid juba 1300 baari juures ja hetke pärast jõudsid need 1600-ni. Tänaseks on need rõhud juba mõningatel mootoritel 2000 ja üle. Sa kujutad ette, 2000 baari on see rõhk, millega see kütus sinna mootorisse sisse pihustatakse ning lihtsalt kerge sükene taustainfo. Metalli vesilõikuspingid, need on pingid, mille peal lõigatakse metalli veejoaga. Need töötavad rõhuga alates 400. Nii et see 2000 seal mootoris saavutada, see on täiesti kosmos, kui kõrge number. Aga rõhk rõhuks, sellel põhjusel, miks on see rõhk nii üles aetud, on üsna mitu tagamaad. Üks on see, et mida kõrgema rõhu alt seda kütust sinna pihustatakse, seda väiksemaks muutuvad kütuse tilgakesed. Ja silmaga me võime näha ainult udu, kuid tegelikult on need üsna pisikesed mikroskoopilised tilgad ning mida väiksem on selle tilga pindala, seda kiiremini see tilgakene muutub auruks ning on võimeline osalema põlemises. Teine lugu on aga selles, et kui seda kütusetilgakest sealt pihusti otsikust nüüd nii tohutu rõhu all, ehk siis ka tohutu kiirusega tulistada sinna põlemiskambrisse, siis ainuüksi hõõrdumine vasta põlemiskambris olevat õhku juba kütab selle tilga nii kuumaks, et tal juba aurumine ja süttimine hakkab nii pihta. Väga tore tehnoloogia, eks ju, ja võimaldab see veel ka mitu pritset ühe tsükli kohta teha, mis aitab meil mootori müra vähendada, mootori võimsust tõsta, saastet vähendada, kõik on tegelikult väga hea ühe suure agaga. Kui süsteem on seatud niivõrd tohutu kõrge rõhu alla, nii metsiku täpsusklassiga, ütleme nii, et inimese juuksekarv pihusti maailmas on terve meeter. Kui sa peaksid mingil põhjusel pihusti lahti võtma ja sinna kukub üks tolmukübe, sa ei pane teda enam kokku. Seal on täpsus lihtsalt nii kohutavalt kõrge. Aga kui nüüd me lisame siia mõned tuhanded töötunnid, kahtlase väärtusega kütuse kvaliteedi ja võib-olla ka mingisuguse väikese mehaanilise anomaalia, siis see pihusti enam nii täpselt ei pruugi töötada, kui teda kunagi projekteeriti. Aga siin on diiselmootorite võlu ja valu. Diiselmootorid üldiselt on niivõrd robustsed, et nad kannatavad välja igasugu kiusamist. Ma ei räägi nüüd sellest, et seda mootorit võib ekspluateerida mis tahes tingimustes, aga ma mõtlesin selle kiusamise all pigem seda, et
kütusetehnika võib 10% mööda olla, õhutehnika võib 10% mööda olla, mootorimehaanika võib kõik 30% möödas olla oma ideaalist. Sõidab see masin endiselt. See on selle diiselmootori robustsus. Küll aga, kui mingi parameeter läheb paigast ära, siis hakkavad mingid asjad juhtuma. Enne kui ma räägin, mis juhtuma hakkab, ma pean läbi arutama sinuga ka mootori ülejäänud 2 kriitiliselt tähtsat elementi. Teine moment mootori hea või siis tänasel puhul ka halva töö juures on tema õhuvarustus. Ja õhuvarustus hakkab meil pihta kapoti all juba õhufiltrist, siis tuleb meil turbo, siis tuleb meil vahejahuti või intercooler, kellel kuidas meeldib öelda, siis tuleb meil sisselaskekollektor, siis nuta või naera ei saa üle ega ümber, siis tuleb meil EGR ja alles siis hakkame alles nägema põlemiskambrit, kuigi meil on veel silindripea kanal ja klapp vaja ka veel ületada, aga õhufilter, turbo, vahejahuti, sisselaskekollektor koos EGR-iga, põlemiskamber. Meil on päris normaalselt pikk ekskursioon vaja läbi käia. Intercooler või vahejahuti, mille jaoks meil teda vaja on? Ei, tavaline sõiduauto diiselmootoriga, mis on mõeldud isegi pereautona kasutamiseks, millel puudub igasugune sportlik ambitsioon, on nii ehk naa varustatud vahejahutiga. See on lihtsalt möödapääsmatu. Vahejahuteid me kunagi olime harjunud nägema ainult väga-väga tugevalt modifitseeritud võistlusautodel, aga tegelikult on nad küljes kõikidel ka kõige tavalistematel autodel, kus on kasutusel turbolaadimine. Jah, tõsi küll, on olemas ka märga tüüpi vahejahuteid, mis siis ei sõltu läbi puhutavast õhust, vaid on siis vesijahutusega, aga ta mõte jääb täpselt samaks. Tema tehniline ülesanne on täpselt sama. Turbokompressor, kui nüüd ennast korrektselt väljendada, kui ta tõstab meil siis laaderõhku ehk siis seda õhuhulka piltlikult, mida me mootorisse surume, kui me hakkame seda siis kokku suruma, sealt tulebki selle kompressori nimi, siis see õhk kuumeneb ja ta kuumeneb päris vihaselt. See võib täiesti rahulikult minna enam kui 100 kraadi kuumaks. See on siis see õhk, mis täpselt turbost välja lendab. Nüüd on vahejahuti ülesanne see õhk maha jahutada mootori jaoks vähegi söödavamale temperatuurile. Ja see oleks ideaalis muidugi välistemperatuur, ütleme, et väljas on 25, siis võiks ka mootor 25 hingata. Praktika jääb kusagil sükene 15-20 kraadi üle välistemperatuuri on see õhk, mis mootorisse sisse läheb. Aga miks on seda vaja jahutada? Seal on tegelikult see lugu, et kui nüüd õhk paisub, ehk siis kuumeneb, siis ka õhumolekulid õhus sees, ütleme hapnikumolekulid, enne kui sa mind parandada jõuad, kolivad teineteisest kaugemale ning tekib nähtus, mille kohta öeldakse, et õhk on hõre. Teda on küll kubatuuris sama kogus, aga molekulid on teineteisest nii kaugel ning kokku surutud kujul see põlemine ei ole enam nii efektiivne. Ehk siis hapnikumass selles õhuhulgas väheneb ning kindlasti on vaja see õhk maha jahutada, et hapnikumolekulid jälle üksteisega ilusti kokku pakkida. Nüüd aga, kui see ilus tore jahutatud õhk, ütleme, et ei ole ilus tore jahutatud õhk, vaid meie intercooler on mingisugust pasteeti ja krohvi täis ja kusjuures ta võib ummistuda nii väljast kui ka seestpoolt, sest et seespool on meil veel karteri tuulutus, aga temast räägime veel hetke pärast. Ja nüüd liigub see õhk siis meil kollektori poole, aga see on loomulikult ju meil EGR-iga koostöös jälle mingisugust metsiku asfalti täis ja lõpptulemus on see, et see mootor meil seda õhku eriti normaalselt ei hinga. Kui teha arvutiga diagnostiline test, siis on näha, et õhuhulgad, mis mootor tarbib, on enam-vähem normide piires, aga siin on ka agad. Ega autotootja ei ole ise ka rumal. Ta teab väga hästi, mis selle kollektoriga paari aasta pärast juhtub ning kasutatakse selliseid teatud kompenseerivaid algoritme. Näiteks on mootori juhtblokid täiesti võimelised tõstma turborõhku üsnagi märgatavas koguses, seda lihtsalt selle nimel, et see soovitud või siis ütleme vajalik õhuhulk lihtsalt jõuga läbi suruda sellest mootorist, et kütuse ja õhu vahekord lõppude lõpuks jääks ikkagi õigesse kohta. Seda kütuse ja õhu vahekorda kontrollitakse
siis juba peale mootorit jällegi vastavate anduritega. Aga nüüd me hakkasime juba lähenema probleemile. Mainisin seda väga-väga umbes koledat sisselaset, aga lähme nüüd veel ühe sammukese edasi, enne kui me pildi eriti koledaks räägime. Kolmas ülioluline moment, mis paneb siis su mootori suitsema või vastupidi just aitab seda vältida, on mootori mehaaniline seisukord. Mida enam on see mootor meil läbi kulunud, mida madalamad on kompressioonid tema sees, mida rohkem tuleb meil karterituulutusest, õliaure ja nii edasi, seda kehvemaks kogu see olukord muutub. Siin muidugi omanikul ei ole väga palju teha, kui siis ainult seda, et jälgida, et tema õli ei saaks kunagi 30 000 vanaks selles mootoris, vaid jääks ikkagi sükene kuni 15 000 ja 1 aasta tsüklisse. Aga see on minusuguse sellise vanakooli dinosauruse virin. Tänane maailm töötab hoopis teistel põhimõtetel ja on ka näha, kaua need tänased mootorid kestavad. See selleks, minu subjektiivne virin lihtsalt käib asja juurde. Hämmastavalt paljudes tänastes mootorites, nii bensiini kui ka eriti just diiselmootorite puhul on näha sellist, anna andeks, aga perversset lahendust, kus klapimehhanismi lõtk kompenseeritakse seibidega. See on kogu aeg käinud kas mehaanilise regulaatoriga, selline ütleme siguli süsteem, või on kasutusel hüdrotõukurid, mis automaatselt kompenseerivad klapivahed õigeks. See klapivahe on kriitiliselt tähtis küsimus, kuna klapp oma töö käigus kulub, samuti ka klapipesa kulub ning tulemus on see, et klapisäär millimeetrikese, pigem isegi kümnendiku haaval kolib vaikselt nukkvõllile lähemale, mis tekitab olukorra, et klapp enam ühel suurepärasel hetkel lõplikult ei sulgu. Ja eriti hästi on näha seda talvisel ajal, igasugused näiteks Prantsuse kaubikute pealt tuntud mootorid, viimati nägin vist väita nüüd öelda Vivaro peal sellist, Vivaro on ju Opeli nime all, aga see on sama asi, Traffic ühesõnaga. Seal kahjuks on see sama lugu, et klapitaldrikud ju automaatselt mitte midagi ise ei reguleeri, klapid jäävad natukene õhku rippu, sa võid seda starterit vändata nii palju, kui akus voolu on, aga sinna mootorisse lihtsalt mitte mingisugust adekvaatset kompressiooni ei teki ning mõistagi see masin ei saa mitte mingil moel normaalselt toimida. Igasuguste aerosoolide ja muude riskantsete nippidega saadakse küll see masin lõpuks käima, aga sel hetkel väljalasketorust tuleb lihtsalt kogu Mendelejevi tabel välja ja sealt tuleb kõiki värve ja kõiki maitseid ja kõiki lõhnu. Aga ma tean, et ma endiselt kuidagi vatran tühja ja sa mõtled, aga miks siis see mootor suitsema hakkab? Nüüd, kui meil on sissejuhatus tehtud, et kuidas põhimõtteliselt töötab kütusetehnika, mis on oluline õhutehnikas ja mis on mootori enda seisukord, siis nüüd me saamegi liikuda edasi sellele tossamise poole. Diiselmootor, olgu ta nii tahes kaasaegne või nii vana kui tahes, jätame päris ilmasõjaaegsed kõrval, aga ütleme mõõdukalt kaasaegsed mootorid, hakkame seal 90ndate algusest kuni tänase päevani hakkame siis seda ajastut vaatlema. Mitte ükski nendest mootoritest mitte kunagi ei tulnud konveierilt maha suitseval kujul. Jah, tõepoolest, vanemad mootorid metsiku koormuse all kippusid mingi väikese tumeda vine välja ajama, aga sellist hard rock musta suitsu mitte kunagi ükski mootor ei ole pidanud välja ajama. Ja nad tegelikult ei teeks ka seda täna, kui ei oleks üks kolmest või lausa kõik 3 parameetrit, mida ma enne kirjeldasin, kuidagi viisi mööda läinud. Kütusetehnika on kõige tüüpilisem probleem, mis paneb need diiselmootorid suitsema ja kui isegi mitte silmnähtaval kujul, siis vastik kibe hais tuleb neile järgi ikkagi nendest. Seesama kütusepihusti, mis töötab ülikõrgel rõhul, väga täpselt elektrooniliselt kontrollitud ja nii edasi, seal on jutt on millisekunditest, mis aja jooksul peab see pihusti oma operatsioonid suutma ära teha. Kolb peab olema tõusnud täpselt õigele millimeetrile, väntvõll on täpselt õige kraadi all ja nüüd peab see sahmakas kütus sinna lendama.
ja kui see lehvik ei jagune nüüd täpselt õigesti, nii nagu ta oli kunagi projekteeritud, kui need kütusetilgakesed ei ole enam selles mõõdus, mille alla ta kunagi projekteeriti, siis see tähendab seda, et see kütus kas süttib liiga vara, pigem süttib ta liiga hilja, kütuse ja õhu segunemine ei ole enam õige, kui see pihusti on otsustanud, et ütleme piltlikult, üles tuleb väga ilus juga, aga allapoole mitte nii väga, siis see tekitab olukorra, kus pool põlemiskambrit on ideaalselt õhu ja kütuse vahel suutnud ära seguneda ning pool mitte. Kütuse hulk kokkuvõttes võib olla isegi õige kambri suhtes, aga segunemine kambris sees on juba paigast ära, mis tähendab seda, et osa sellest kütusest ei saanud põleda normaalses segutingimuses, vaid põles rikkas tingimuses, kuna õhku tema naabruses ei olnud piisavalt. Selline mootor tüüpiliselt väga musta suitsuga ei hakka tööle, aga kibe hais on tal järgi päris korralikult. Nüüd liigume järgmise küsimuse juurde ja see on loomulikult siis õhupool. Alates juba õhufiltrist. Kui õhufilter on väga mustunud, siis turbokompressor ei tõmba sealt läbi õiges koguses õhku. Loomulikult, kui tema ei saa piisavalt kätte, ei ole tal ka piisavalt mida edasi pumbata. Kindlasti on kuskil veel üks väikese lekkega lõõdvike, sest interkuuleri nurk on ju ka enamikel rasvane, siis karteri tuulutustorukeses kummivoolik on ka muutunud sükseks süldiks, see ka enam eriti hästi ei pea, nii et protsendike siit, protsendike sealt. Loomulikult see vahejahuti on meil mingisuguses rattakoopas udutule taga, kus tal on niikuinii värske õhu juurdepääs pehmelt öeldes kehva ning loomulikult on see auto sõitnud päris karme teid ning kogu selle kuuleri tagumine külg on lihtsalt ühtlaseks seinaks muutunud ning jahutusvõime seal on teoreetiline. Ta küll midagi endiselt jahutab, aga kasutegurist ei ole siin enam midagi rääkida. Ja nüüd see õhk rändab meil on torusid ülespoole ja jõuab siia maagilise kollektori juurde ja diiselmootori kollektorid tihtilugu näevad välja üsna õudsad, neid võib sõna ots, mõtlesin noaga seest tühjaks lõigata, sest tuleb sinna kõike head ja paremat. EGR-i tuleb siinkohal muidugi tänada, sest et selles õhutorustikus on alati õliaurud. Karteri tuulutuse kaudu need tulevad isegi täiesti uuel mootoril. Oma on kogemust, olen aastaid esindustes töötanud ja mind hakkas see õliteema väga nagu põletama. Ja ma käisin reaalselt, võtsin voolikuid maha tutikatel autodel, millel oli läbisõit 8 kilomeetrit ja kui sa näpuga sealt sees tõmbad, tegelikult on juba libe. Nii et kui sa näed õli õhutorustikus, siis mingis koguses on see tegelikult okei. Ja väga palju õli jääb just interkuulerisse, sellepärast et interkuulerini liiguvad õliaurud, aga kuuler jahutab need aurud maha ja milleks aur muutub, kui ta maha jahutada, just ta läheb tagasi vedelikuks. Nii et ära tingimata arva, et turboga on ühel pool, kui kuulerist lusikatäis õli välja voolab. Kuigi see võib ka nii olla, aga see üks ei välista teist. Niisiis, ja siis sama sisselaskekollektor, mis siis otseselt juba on mootori küljes, mille kaudu õhk liigub juba põlemiskambrite poole. Seal on õliaurud ja nüüd tuleb EGR ja juhatab meile sinna siis sisse tahma. See loomulikult muutub süükseks vahvaks pasteediks, lõpuks asfaldiks ning see, miks see EGR seal on ja kas see nüüd on hea või halb asi, räägime sellest hetke pärast. Aga tüüpiline nähtus. Meil on kanalid kitsenenud, kanalite geomeetria on muutunud ja nüüd me pumpame sinna õhku. Ja mida ma just enne rääkisin, et kuidas kütus kambris jaotatakse, et kuidas tekitatakse olukord, et võimalikult ühtlaselt oleks õhumolekulid ümber kütusemolekulide või ütleme osakeste. Just. Aga nüüd meie sisselaske kanali kuju on drastiliselt muutunud ning see õhk ei pruugi enam siseneda sinna kambrisse sellisel korrektsel spiraalsel moel, nagu ta oli projekteeritud. Et garanteerida see sama olukord, et kütus ja õhk täpselt segunevad, vaid see tuleb sinna suvaliselt ja jällegi süvendab seda sama olukorda, mis võib-olla juba oli olemas, kuna meil oli tinglikult pihusti ka 10% kulunud. Nüüd me lisame siia veel kulunud või ütleme siis ummistunud sisselaskesüsteemi
Ja teeme pildi veel hullemaks. Võtame ka mootori mehaanika, üldise mehaanika. Ütleme, et meil on mootor juba päevi näinud, ehk siis meil juba kolvirõngad ei ole enam nii head, kui nad võiks olla, mis tähendab seda, et kompressioon mootoris on küll normi piires, aga jällegi pole ideaalne. Kuna mootor on kõvasti kulunud, siis mingi osa õlist juba satub rõngaste vahelt ülesse põlemiskambrisse ning kui seal on juba see elu lobe, see tähendab ka seda, et karteri rõhk on üsna suur ning läbi tuulutuse tulistatakse ka väga palju õli ja see kõik lõppude lõpuks lendab mootorisse. Ning siis tulemus ongi käes. Mootor põletab kütust kehvasti, õhku saab vähe ning veel magustoituks antakse õli ka kaasa. Ja mõni ime, et need diislid tossavad ja kärssavad ja on nii vastikud. Kuigi tegelikult nad ei peaks olema. Aga mida siis teha? Mida teha, et see mootor meil ei tossaks ja ei kärssaks ja võiks kesta peaaegu igavesti ja et ei oleks meil seda vastikut haisu ja sudu ja seadusandjad ei liiguks selles suunas, et diisleheite tänavatelt ära koristada. See on selline hästi laiali valguv teema, see on siuke teoorias me võime seda kõike rääkida, aga seda praktikas ei juhtu mitte kunagi. Ühest küljest on meil tootjad, teisest küljest on seadusandjad ning kolmandast küljest on auto kasutajad. Tootja ehitab oma masina valmis, tal on omad tolerantsid, omad eesmärgid ja omad normid, millest seda peab selle mahutama, aga tootjal ei ole eesmärki hoida seda masinat nende samade parameetrite juures, millega ta tuli tehase väravast, veel järgmised 350–450 000 kilomeetrit või mis iganes perioodiks on auto arvestatud. See tähendab seda, et tootjatel ei ole mitte mingisugust huvi ega mitte mingisugust vajadust selle järgi, et disainida näiteks need samad sisselaskesüsteemid sellisel moel, et neid oleks väga lihtne mootori pealt eemaldada ja puhastada, sest et see on juba üks väga oluline probleem, mis nende mootoritega tekib. See sisselase ummistub, mootor saab vähem õhku, ta hakkab suitsema ja sul on tahmafiltriga auto, sa suitsu ei näe, aga su filter ummistub maru tihti, siis sa käid teda 3 korda puhastamas, lõpuks sulle tehakse selgeks, et sul on uut vaja, sa paned uue alla ja poole aasta pärast on see ka tuksis ja sa oled hullult tige kõikide inimeste peale, kes tegelikult võib-olla otseselt ei olegi süüdi. Sest et uus filter lihtsalt on nii efektiivne, et ta saab selle liigse tahmakogusega hakkama ja kogu lugu. Jaa, aga need samad sisselaskekollektorid, kui need oleks vähe viisakama kujuga, et need oleks lihtne puhastada, et oleks mingisugune filter sellel samal EGR-il, siis võib-olla ei võetaks neid EGR-e nii palju mootorite küljest ära ja see, kus juures ei ole maailma parim mõte, mida teha sõltuvalt mootorist. Ja nii edasi ja nii edasi. Sama on kütusetehnikaga. Kui sa peaksid iga 50 või 60 000 tagant mootorist pihustid välja tõstma ja saama stendi raporti alles siis sa tohiksid sõitu jätkata, ma arvan, et seda viha oleks nii palju, et mitte keegi ei tahakski enam diisliga sõita. Teine lugu on jällegi nüüd see seadusandja pool. Seaduse mõistes diiselmootor, mis haiseb nii ropult, et tema taga seista ei ole võimalik. Sa pead kliima ümber lülitama siseringi peale või kui sa satud kuhugi parklasse, kus 3 sellist kärakat töötavad, siis on sul kurk kibe, sa paned pisar silmis, jooksed sealt minema. Seaduse mõistes see masin võib vastata nõuetele, sest tehnoülevaatajad vaatavad ainult silmnähtavat musta suitsu. See, mis vitamiine sealt torust veel lendab, see ei ole ametlikult reguleeritud. Jah, tootja mingil määral vastutab selle eest, aga reaalselt tehnoülevaatuspunkt seda ei mõõda. Ja see on hoopis täiesti vastupidi bensiinimootoritega. Neil on palju rohkem saasteühikuid, mis lähevad väga range kontrolli sõela peale, nii kui nad sealt läbi ei saa, siis need masinad liiklusesse ka ei lähe. Diislitega seda janti, ütleme nii, ei ole. Ning kolmas on meie enda pool. Kas sa tahad autosse panna iga mingi perioodi tagant märgatava summa raha selle nimel, et ta sõidaks enam-vähem samamoodi edasi? See ongi nagu see diislite võlu ja valu, et see natuke kehv pihusti, natukene ummistunud sisselase ja natukene kulunud kolb ei tekita otseselt veel olukorda, kus su auto üleüldse ei sõidaks või kütusekulu oleks 2-kordne või hommikul käima ei läheks.
moodsad diislid on üsna robustsed ja nende elektroonika on täiesti geniaalne, mis tihtilugu tekitab võib-olla isegi tunde, kus sa ei pane tähelegi, et su auto tegelikult ei tööta enam õigesti. Ja kulutada iga 60 000 kilomeetri tagant, sõltuvalt mootori kujust ja tema iseärasustest, võib olla, et lausa 4-kohaline summa selle puhastamise peale, ma kahtlen, et sa seda teha tahaks. Samal ajal aga jällegi kõik me seda lumepalli muudkui veeretame ja veeretame suuremaks. Anna mulle kommentaarides teada, mis sa sellest loost arvasid, anna teada, kui sa tahaksid mõne täna juba mainitud teema kohta midagi täpsemalt teada ning nagu ikka, suur aitäh sulle vaatamast ja me näeme peagi.